Riinel, mis trenn on täna? Täna on ujumine, siis natuke ratast, siis on maksimaalne ujumine, maksimaalne ratas, siis natuke nutmist ja siis 3 korda läbi. Mingid intervallid tulevad või? Ma ei tea vist küll, seda peate Marko käest rohkem küsima. Ise kindel ei ole. Ma ei tea, Marko kirjutas, et me teeme 200 maks, siis 5 minutit maks rattas. Ja tuleb väga lõbus. Ja see keitt on ka... Ei, keitt on lisapunkt. No pigem kasus, aga... Õhtumaal PA Barakus, juunior. Jah. Kuidas siia poole? Jah. Nii. Hommikune setup on enam-vähem valmis. Meil on 18 minutit esimese seeriani. Et eks see suur challenge on, esimest korda me seda teeme, et kogu see logistiline pool, et kõigil on kõik asjad valmis, kõik nii-öelda asjad toimivad ja et siis kõik andmed purki saab, et kui see meil täna juba ainuüksi see õnnestuks, siis oleks vist juba korda läinud. Et ülejäänud pingutused ja kõik need asjad, need on nende kätes, et vaatame, kuidas see kulgema hakkab. Täna mul on siis ka väga tore vile kaasas, ma ei tea, kas ma seda ka kasutada saan, aga mu noortegrupist Kaspar meisterdas selle mulle. Seda küll on natukene raske, et ma peaks paluma tal disaini osas natukene järgmine kord paremini hakkama saada, et ma nagu ei peaks vilet keerama niimoodi, vaid saaksin puhuda otse, et siis mõelda, kuidasmoodi see kinnitusauk teise kohta panna. Aga häält ta teeb, et see täitsa nagu toimib, et võiks kuulda ka sinna vee alla. Kus see pukitrenni idee muidu tuli selline, esimest korda nii ütlesid, et teed? Tegelikult tuleb see puhtalt vajadusest ja sellest tähelepanekust, et kui me läheme Euroopasse võistlema, siis enamike jaoks Eestist on see esimese vahetusala koht. No ütleme niimoodi, et allapoole kõvasti keskmist taset. Ja tahaks vähemalt sinna keskmisele tasemele selleks oleks välja jõuda, et ma ei peaks kartma, et juhul kui pundis sügaval sees ei ole, et siis jääb maha esimesest pundist või teisest pundist. Et pigem, et see oleks selline, et nad teavad, suudavad ja oskavad seda alavahetust siis enda jaoks ära kasutada. Jah, et kas see ujumise lõpp vajub ära või konkreetselt vahetusala jooks vajub ära või kolmanda asjana ratta esimesed 5 minutit vajuvad ära, et kaotatakse kontakt eelmiste võistlejatega ja pahatihti siis on võistlus läinud ka. Et suurendada neid võimalusi, et nad jõuavad gruppi ja saavad grupis ratast anda. Et see on see peamine murekoht. Kui te arvate, et ma tunnen ennast enesekindlalt, tugevalt, tean täpselt, mida ma teen, siis kahjuks teid on eksiteele viidud. Annele see vastus meeldib kindlasti. Ei tuld. Ei õnnestunud. Ma ei tea, miks ei õnnestunud. Torkame paar auku veel. Ma ei tea, mul on õiged meelest. Nii, mis seal ikka? 2 euri down the drain. Proovime uuesti. Alus kooliraha. Great success. Doktor Albert. Doktorist ma olen väga kaugel, selleks võib nimetada minu õde, kes lõpetas Soomes meditsiinikooli, on praegu residentuuris. 200. Nii. Esimene vahetus. Ja! Veel üks elu esimest korda 2 stopriga. Ma usun, et ma panen pange. Kohe läheb. 8.50.
No, tuleb 8,5. Lebo. Kümme. No. Kuidas esimene seeria oli? Ma ei tea, Gregor ilmselt on nagu easy clap, aga tegelikult Vanda käib clappimisest nagu midagi. Siit läheb pärast ainult alla mäge. Kaks tükki veel. Mis emotsioonid on Johannesik? Ma olen intervjueerija. Hakkad mind intervjueerima, ma küsin, mis emotsioonid sul Gregor on? Oi, mul on väga imelist Kes oled meil emotsioonid. seda tulemas? An hour later. Ai, nüüd ma neilist talle. Mis jook on? Apelsinimaht või? Monster, jah. Muidu trennis hakkama ei saa vist. Võib-olla oli natuke Sõprus võidab. 5. No Kiiremini, hoida, tugevamalt. hoida. Natuke võib-olla, kui jõuab, siis juurde panna. Pane juurde, jah. Vaatajatele meeldib, kui pannakse Meeldib täiega. või? Ma hakkan tõmbama siis. Davai. Ai. viimane kord. Valmis. Hõpp. Palju Hannel eelmised olid? 10 ja 8,4. Error. Liiga kõrge ei saa. 2-eurine error. 2 euri on üks või? 2 euri no pressure. 8,5. No nii, särk lendas maha. Nüüd jääb alles andmiseks. Peale 7-5 minti ilma särgita. Tõalt võib tulla kuum. Ma ei saa särki näiteks ära võttes, ma olen alaealine. Tüüsi veab. Jah, ma käin ise õues ka tavaliselt. Peab nagu avalikus kohtus käima särgita. Filmid praegu. Puhasta vahepeal ära. Võitja. See on suur bassein 27 kraadi. Kuidas oli muidu 3 seeriat, tõmbasite peeneks või? Ei tõmmanud. Nagu video jaoks pidi ilus välja nägema, nii et väga ei saanud pingutada. Jah, väga ei tõmmanud sellest nagu Oli pigem väljakutse või lebo. lebo? Nagu päris kerge oli, jah. Nagu Marko oleks võiks ikka raskemad trennid teha. Ja väga kerge oli, jah. Kõik on korras. Nagu Marko võiks raskemaid trenne teha. Jah, et siis oleks meil vähe rohkem nagu challenge'it, vaata, praegu on väga kerge meil. Praegu on kuidagi nagu ajaviitmine siin või nii. Ma ütlen talle edasi. Jah, tegelikult nagu mina isiklikult ei ole seda trenni nagu siin siseruumis ennem teinud.
et ma tean, Gregor tegi eelmine aasta ma olen Euroopa täitsa 2 korda teinud seda juba. aga tegelikult on nagu päris kõva andmine, et basseinist tuleb nagu kinni ära, tuled veest välja, basseinis on nagu siuke hea mõnus jahe natuke isegi, jahe ei olnud, aga siuke mõnus on ja siis tuled veest välja, automaatselt 35 kraadi, õuniskus kuskil 100–150 ja ülipalav esimesest sekundist peale ja siis 5 minti nagu andmist, nii et lõppsõnad raske, raske. Lõppsõnad, no tegelikult oli raske ikkagi. Ei olnud üldse kerge tegelikult. No mul on endal rohkem kogemus kui Johannese selles valdkonnas, et see on vist ainuke valdkond. Aga 2 trenni rohkem kogemust, et tegelikult on väga raske trenn. Ma tegin ühe ratta, tegin maksimaalselt, rohkem põlve ei lubanud, et siis ma nagu tegin lihtsalt tugevalt see 1-5 minutit, mis ma tegin, oli 266 vatti. Ujumine läks sitasti. Aga sa oled sellist trenni varem teinud või? Jah, ma tegin sügisel enne noorte Euroopaid, tegime mingi Gregoriga 2 mingi 3 trenni. Ja oli abiks või? Peab veel tegema seda? Veel, jaa. Ma ei tea, ma loodan, et ma saan järgmine kord teha nagu rohkem tugevalt rattaga. Ja ujumises, kuna ma basseinis läätsedega on nii palju halvem ujuda kui avavees läätsedega ja ma pole harjunud, ma ei tea, basseini põhi oli mingi näost põhimõtteliselt. Aga ma ei tea, rattuseks hästi. Ai. Rang tuleb, tšuh-tšuh. Lähed väljas ka paar tiiru? Jah, ilma esiratta pealt. Treener, kuidas asi läks? Ütleme niimoodi, esimese korra kohta võib üsna rahul olla. Meil oli üks ratas ei töötanud korralikult, viskas keti maha. Üks siis tark trainer või smart trainer ei töötanud korralikult, ehk Gregori vatid on puudu. Siis Rineli smart trainer ei töötanud korralikult 2 korda 3-st, ehk et lülitas oma tavalisele mehhanismile. Siis 2 laktaadivõtmist läks nässu, aga ülejäänud kõik tuli välja. Selles mõttes, et pingutused, vatid, see asi, see analüüs, selle ma saan teha siis, kui ma kõik andmed saan. Ja ütleme niimoodi, et edasistel nädalatel täpselt samamoodi. Et me jääme kolmapäeva hommikuti seda trenni tegema päris pikaks ajaks. Me jätkame suht sarnase skeemiga, et meil oleks midagi siis võrrelda oma. Esimese korra kohta üllatavalt hea isegi. Ja õppisime palju. Ja, ma arvan, aga siin on veel nagu õppida ja ka koristada on palju, kui ma ringi vaatan. Mis trenn see on, Sikk? See on nüüd väga oluline tehnika. Kõik heaselt praegu töötab. Me oleme ujunud nüüd... Ja Reiko isegi enam ei filmi ajadist. Ja, see on väga hea. Kui Gregor tuleks, ma kinni ruttu. Pane ruttu. Ta on liiga palju screen. Mul on screen time'i täna nii vähe. Pidi ka tulema juba mingi... Giveaway on 500 peal. Giveaway ongi see. Ei saa seda giveaway juttu rääkida. Giveaway on actually see, me anname selle. Lõpus, kui päriselt giveaway tuleb, siis keegi ei osale, sest see on nii jama. Ei, me ei jama, nagu päriselt see tuleb 500 peal nagu. Ehtsa Gregor Rasva. Anname ära selle lihtsalt. See on praegu, see oli nulli peal juba. 500 peal ma anname... Näed, sellise poisi saad 500 peal endale. Kes võidab? Selline. 500 subscriberit, davai. Vaat meil on mingi üle 100 praegu, jah. 150 praegu. Okei, 200 peal siis. Gregor. See on Gregor sinu, 200. Ma ei läksi selle mütsa. Pane suured standardid, 1000. Okei, 1000 ja võtame suured eesmärgid. 1000 peal. 1000 peal me anname selle keti ja ma actually võin anda Euroopakad teatemütsi. Prügi ära andma. See ei ole prügi, mis. Okei, lepita